Barokk on muusikastiil, mida iseloomustab eriskummaline, ülepaisutatud, rõhutatult kaunistatud, efektne ja emotsionaalne muusika. Barokkstiili domineerimise aeg Euroopas oli umbes aastatel 1600–1750. See on pärit poliitiliselt killustatud ülem Itaaliast, mis mõjutas muusikamoodi suures osas Lääne-Euroopast. Tüüpiline renessanss muusika ei olnud mõeldud lihtsalt kuulamiseks, vaid oli liturgilise eesmärgiga tantsumuusika või koos laulmiseks mõeldud seltskonnalaul. Barokki ajastul hakati looma teoseid ka ainult kuulamiseks. Tekkisid esimesed elukutselised muusikud, professionaalsed kapellid, toonikasüsteem, mis pani aluse hilisemale klassikalise muusikale. Kujunesid välja esimesed instrumentaalmuusika žanrid, milleks olid ooper, aaria, kantaat, oratorium, passioon, concerto grosso, tantsusüit ja klaavmuusika žanrid. Barokkmuusikas sai publiku emotsionaalne mõjutusvahend. Ei piisanud enam sellest, et laulja esitas kurvalt kurba laulu, vaid eesmärk oli publik nutma panna. Heliteos pidi algusest lõpuni püsima ühes emotsionaalses seisundis, seetõttu puudus muusika sisemine areng. Muusika muutus rikkalikumaks, ornamentaalsemaks ja dünaamilisemaks kui renessansi ajastul. Kõige kaalukamaks võib pidada muutus kompositsioonitehnikas. Valitsevaks said tuur- ja mollhelilaad ning varasema polüfoonia asemele, kus kõik hääled olid võrdsed iseseisvad, tuli monoodia, stiil, mille väljenduslikkus peitub peamiselt ühehäälses meloodias. Täpsemalt on see saatega monoodia. Meloodiaga käib alati kaasas harmoonia saade, millel on samuti väga oluline väljenduslik roll. Vokaalne meloodia on selles stiilis seotud väga tihedalt tekstiga, jälgides täpselt deklamatsiooni rütmi ja kõne meloodiat. Monoodilise stiili loojad arvasid 1600 aasta paiku, et muusika ilma tekstita ei suudagi midagi väljendada. Ka barokki ajastu instrumentaalmuusikas matkib meloodia enamasti kõnet või deklamatsiooni. Barokkmuusika iseloomuliku harmoonia saadet tähistab mõiste basso continuo ehk generaalbass. See kuulus mis tahes esituskoosseisude juurde ja oli ajastule nii tüüpiline, et barokki nimetatakse muusikaloos ka generaalbassi ajastuks. Basso continuot mängitakse pillirühmaga, kuhu kuulub vähemalt 2 pilli. Basspill, mis mängib bassi meloodiat ja harmooniapill, mis improviseerib bassi helidele harmooniat. Basspilli meloodia kirjutas helilooja täpselt välja ning see oli muusikas väga oluline tugihääl. Barokki ajastu muusikat väga üldiselt iseloomustavad mõisted on ka kontsert ja kontsertstiil, mis tekkis 16. sajandi lõpus. Eelnenud renessansi ajastule iseloomulik muusika polnud tavaliselt mõeldud kuulajale esitamiseks ja seega polnud ka taotluseks kuulaja tähelepanu köitmine. Barokki ajastul sai järjest enam ühiskonna muusikute ülesandeks esinemine külalistele. Efektsed kontserdid kaubalinnade peakirikutes muutusid võimaluseks demonstreerida linna jõukust ja hiilgust. Nii muutus ka õukonna ja linna muusiku staatus ja varasemast tähtsamaks sai esituse efektne virtuoosus ja omanäolisus. Vokaalmuusika kõrvalt kerkis 17. sajandil iseseisva ja olulisena ka instrumentaalmuusika. Barokki ajastu lõppu on märksa keerulisem täpselt määrata. Üldiselt tõmmatakse piir 2 suure helilooja, Johann Sebastian Bachi ja Georg Friedrich Händeli lahkumisaastatega.